Mul on üks selline küsimus viimasel ajal seoses sellega, et ma peaksin koolis õpetama meediapädevust. See on selline väga huvitav sõna, mille definitsioonini ma kindlasti jõuan, aga kui ma tahaksin praegu näiteks uurida selle kohta, kuidas keemias midagi sihukest suurt kokku keerata, kui palju ma leian internetist õiget infot ja valet infot? See oleneb seda, millise nurga alt sa ju guugeldad. Selles osas, kui sa guugeldadki ühtepidi, siis sa saad ühte tüüpi vastused. Kui sa sealt natukene muudad suunda, saad sa teist tüüpi vastuseid. Aga terve internet on täis nii toredaid asju, mis on õiged, kasulikud, kui ka neid asju, mis on kategoorias, et kui sa võtad selle, ma ei tea, sünteesiskeemi või mis iganes protokolli, mille järgi keegi arvas, et niimoodi saab mõnda reaktsiooni läbi viia ja hakkad ise tegema, siis tuleb välja, et see ei käi niimoodi. Et selles osas see väga oleneb ikkagi, kuhu sa selle fookuse paned. Nagu te kuuled aru saate, minu vastas istub täna superkeemia õpetaja Joanna Jõgela. Tere, Joanna! Tere, Maigi! Et kuidas sa praegu ennast defineerid, kus sa oled õpetaja, mis sa teed? Hunt Kriimsilm? Jaa, Hunt Kriimsilm, see käib juba minuga ikka aastaid kaasas, aga see Hunt Kriimsilm, ma tahaks öelda kõige paremas mõttes, ehk siis keemiaõpetaja olen ma Tartu Luterlikus Peetri koolis ja Hugo Treffneri gümnaasiumis. Keemia õppejõud, toimetan siis tulevaste keemiaõpetajate õpetajana Tartu Ülikoolis. Tegelen teaduskoolis natukene erinevate e-kursustega. Just praktiline kodukeemia on minu selline südamelähedane teema. Ja olen õppedisainer sellises toredas ettevõttes nagu Praktikal. Ehk siis tegelikult kogu minu maailm käib keemia ja õpetamise valdkonnas. Okei, kui teistel on nagu 24 tundi päevas, siis sul on 24 ikka veel. Okei. Ma ei mõelnud seda halvasti, ma usun sellesse, et kes tahab ja teeb ja jõuab, suudab ja seda enam, et kui pakub huvi, aga tegelikult täna ma tahaksin rääkida sinuga just sellest meediapädevusest, kuna ma tean, et sa esined peagi ühel konverentsil, teed seal töötuba ja minu esimene küsimus on meediapädevus. Kuidas sina seda defineerid? Mis asi see on? Selle minu arust, ja ma olen ka PGS-is ilusti selle definitsiooni ära lugenud ja niimoodi sõna-sõnalt praegu seda kindlasti ei tule sinu ette. Aga ma enda jaoks olen mõtestanud selle lahti niimoodi, et kui ma võtan konkreetselt keemia kui õppeaine kontekstis, siis ma loodan, et minu õpilased saavad tundides kaasa selle kriitilise mõttemaailma, et analüüsida, millist informatsiooni on okei ka tarbida, milline informatsioon vajaks üle kontrollimist, et eelkõige see ja teine pool, mis mulle endale väga meeldib, on siis kogu see meedia tegemise pool. Ehk siis kui me räägime kas mingitest pisikestest videoklippidest, mingitest meedialausetest, midagi sellist, et neid siduda oma õppeainega. Mina natuke uurisin seda meediapädevust ja sul käis ka see läbi ja see käib ka definitsioonist läbi. See on see kriitiline mõtlemine. Aga kas ei ole mitte see, et seda ei saa nagu seni õpetada, kui tegelikult ei ole ju teadmisi? Jaa, ma olen väga nõus sellega, et seda ei saagi õpetada enne, kui sul ei ole mingeid baasteadmisi antud teema puhul. Ehk siis selle jaoks, et me suudaks ka õpilastega koostööselt midagi lahti mõtestada, meil on vaja seda ühist pinda, et me saaksime sellest teemast kõigepealt ühtemoodi aru ja sealt hakkavad need ülesanded või keerukamad asjad siis välja kujunema. Siit tekib minu küsimus õpetajana jälle, võib-olla ma natuke nüüd proovin edasi mõelda, olgu, aga mul on nii vähe aega, kogu aeg on aega vähe, et kuidas sina jõuad siis veel seda meediapädevust seal kuidagi kajastada, kui tegelikult see
kuklas tiksub, et kas ma ikka jõuan kõik asjad neile ära õpetada nii-öelda selle faktiteadmise. Ja ma saan, see ajaline faktor on alati üks ülitore asi, mis meil koolisüsteemis on. Aga kui ma võtan nädal-2 tagasi, umbes niimoodi, siis kuidas näiteks on võimalik lahendada seda probleemi, on see, et ma toimetasin 11-ndikega orgaanilises keemias sellise teemaga nagu alkoholid. Ja alkoholide teema puhul peaksime me ka rääkima tarvitamisest, sellest pahupoolest ja nii edasi. Ja ma tõin neile ühe armsa Tervise Arengu Instituudi raporti. See oli 4 lehekülge ainult, ehk siis igasuguseid arvandmeid, sellist tendentsi ja nii edasi. Nad tutvusid sellega ja mis nad tegid, oli see, et nad paarilisega koostasid järgmiseks tunniks 3-4 ajakirja, ajalehe pealkirja. Mul olid seal väljaanded välja mõeldud neile, et a la Äripäev ja Postimees ja midagi kollasemat natukene. Ja siis meil oli järgmise tunni alguses pisikene soojendusharjutus teemal kas päris või libauudis. Selle pidi nad ka siis välja tooma. Ehk siis me olime tegelikult samal pinnal tolleks hetkeks, sest et me olime kõik seda sama raportit uurinud piisavalt, nemad selle jaoks, et saaks oma pealkirjasid toimetada. Ja tegelikult see oli nii lahe vaadata, kuidas nad väga ilusti need libauudised tänu sellele läbi närisid, sest et need libauudised ei olnud ka sellised, et umbes sa vaatad peale ja sa saad kohe aru, et ei lähe, on ju, vaid nad said aru, kuidas mingite andmetega on natukene manipuleeritud ja samas me rääkisime ka, et aga kui sul tulevadki raportid välja, siis tegelikult kas sa kajastad tervet statistikat või sa võtad selle endale huvipakkuva asja, mis sulle klikke tooks. Ja samas see ei võta mu tunni ajast üle 7-8 minuti, ehk siis ma tahaks ka öelda, et see ei ole nagu ajaline ressurss liialt palju. Aga neil õpilastel pidi olema juba see eelteadmine, et kuidas või mis iseloomustab kollase ajakirjanduse sellist pealkirja, mis iseloomustab Äripäeva või sa andsid selle neile ka? Me enne arutasime seda natukene ja õnneks on see, et kui me räägime 11. klassis, siis neil on vaata see ajakirjanduse teema juba käinud kirjanduses läbi, ehk siis tegelikult teised õppeained teevad ka selle jaoks tööd, et ei ole üks õppeaine. Ei muidugi, jah, võib-olla see 11. klass on hea lihtsalt materjal. Ja hea materjal, et sellest on ka ju räägitud palju, et see meediapädevuse õpe peaks juba tegelikult väga varases eas hakkama, väga varakult hakkama, et 11. klass võib-olla oskab seda ülesannet, et kas sa oled ka põhikoolis seda katsetanud? 9-ndikud teevad mul 9. klassi lõpus ise brošüüri või infovoldikut erinevatel teemadel, kas siis nafta või tervislik toitumine või valgud, seal rasvad ja nii edasi, mis on meil lõiming eesti keele õpetajaga. Ja siis me olemegi võtnud selle fookusesse, et tema siis käib läbi need info ja meedia maastiku olulised aspektid ja see sisend teema jaoks tuleb siis keemiast. Ja siis me õpetame neile, kuidas erinevaid visuaalseid programme kasutada ja et need füüsilisel kujul need voldikud näevad pärast nii toredad välja ja need on nagu natuke meelelahutust ja natukene sellist, ühesõnaga saab küll. Üks asi, mis vist ka Katrin Saks, BFM-i õppejõud välja tõi, on see, et tegelikult mis sina ka vist nagu teed, on see, et õpilane õpib kõige paremini seda meediapädevust siis, kui ta ise peab looma seda, et kas sa oled nõus? Jaa, täiesti. Et see ise loomine, no okei, pealkirjad, kas on veel midagi, mida sa kavatsed võib-olla jagada oma töötoas, mõnda nippi või mõnda ülesande ideed veel, kuidas meediapädevust siduda? See, mis me töötoas teeme, selle töötoa, see kuidagi pealkiri sai stiilis, et kassivideotest katsetele ümberpööramine ja selle mõte tuli sellest, et ma olen lasknud mitmete erinevate teemade juures õpilastel teha
kas siis TikToki videosid või mõnda teist sotsiaalmeediaplatvormi videoid ja see, kui lahedad need ühelt poolt on ja teiselt, kui tore on vaadata, et see teemakäsitlus on neil väga läbimõeldud, sest et selle jaoks, et teha näiteks anorgaanilise keemia redoksreaktsioonide põhjal huumorivideo, sa pead ikka jõhkralt hästi sellest teemast aru saama, et sa tead, kus seda vinti pöörata ja mis see, et sa ei tee mul keemiat katki, sest see on alati minu nagu lause neile, et te võite teha, põhimõtteliselt teil on vabad käed, te ei tohi teha keemia loogikaid katki. Ja see, kuidas nad peavad mingitest asjadest ennast läbi närima just teadmiste poole pealt, et saada see klipikene kokku, on tegelikult nii lahe. Ja seal, ma saan aru, seal töötoas ka näitate neid mingeid klippe või mis ja siis tehtud? Mul on mõned klipid on sellised, et meil on pisikene filmiprogramm, vaatame, mis minu õpilased on loonud ja siis teeme kohe ka käed külge meetodit, ehk siis mõtleme rühmatööna välja ise ülesande ja teeme esimesed katsetused ka ära, et saada sellest hirmust üle, et kuidagi ei tea, et ma ei oska filmida, ma ei oska monteerida ja nii edasi, et mul on aastate jooksul enda jaoks lahti mõtestatud, et on üks lihtne programm, InShot, millega siiamaani mu kogemus ütleb, et saavad tõesti hakkama kõik ja sellega tõesti teeme esimesed ka hästi lihtsad monteerimisharjutused ära. Olgu, aga kuidas on, kas kõik õpilased tulevad nagu kaasa või tulevad sealt mingid ühed siuksed kindlad kirsid tordil ja siis ülejäänud on selline, et et võib-olla nad ei saanud sellest keemia teemast aru ja siis ka see video tegemine on raske, et mis su kogemus on? Minu kogemus on see, et kõik ei saa hakkama kõikide nende digivahenditega. Ei, kõik ei saagi hakkama, aga see, kui me toimetame rühmatöö tähel, siis meil kõigil on oma tugevused ja rühmatöö puhul ongi oluline neid tugevusi ära kasutada. Ehk siis, kui mina ei ole digivahenditega väga suur sõber, aga mul on, ma ei tea, väga hea nagu sõnade kokkupanemise oskus või mõtte edasiandmise oskus, siis mina saan ju panustada sellega. Nõus. Üks probleem, mis on välja toodud õpetajate nii-öelda poolt on see, et pole nagu kindlaid suuniseid. Et igaüks nagu nokitseb ise midagi, sina teed võib-olla seda TikToki või mingit programmi kasutad, mingit lühivideosi, mina teen hoopis muud, et ei ole riigil sellist ühist nagu suunda, et Soomes näiteks on kohe nii-öelda valitsuse poolt heaks kiidetud selline meediapädevuse nii-öelda ma ei teagi, kuidas plaan või selline suunitlus, et ma palusin sul natuke mõelda, et mis on need 3 probleemi seoses selle meediapädevuse teemaga sinu arvates, mis need on? Kas nüüd 3 probleemi, mida ma näen, et õpetajate jaoks on probleemid edasiandmises? Jah. No ühe sa tõid välja, aga samas on jälle see, et ma ei tahaks üldse seda probleemiks nagu sinna kategooriasse panna, sest et minu jaoks Eesti haridussüsteemis see õpetaja autonoomsus on nii suur väärtus omaette see, et minult õpetajana ei võeta ära seda loomingulisust. Ja samas ma saangi aru, me oleme inimestena väga erinevalt, et keegi, kes tahaks raame sinna, temal ei ole seda raamistikku ja see on see, mis teda rusub ja ei saa, nagu ta tunneb ennast halvasti seda mingit ülesannet õpilastele andes, sest et tal ei ole seda kindlat raamistikku, mille najalt ta võiks toimida. Ja see mitmeti tõlgendamine toob kaasa ju selle, et nii nagu sa ütlesid, võib-olla mina pean olulisemaks seda, et nad mul mingi sotsiaalmeediaplatvormiga saaksid sina peale, oskaksid seda kasutada, sest et ma näen, et see võib-olla aasta-2 pärast on mõndadel noortel inimestel lihtsalt üks võimalus ennast turundada, aga võib-olla keegi teine mu kolleeg kõrval ei mõtle sellest üldse niimoodi, vaid tema jaoks olekski oluline see, et meil on ühiskonnas väga oskuslikult ja kriitiliselt mõtlevad
inimesed, mis on ka oluline, ma ei ütle, et see ei ole oluline, aga lihtsalt see, et kuhu keegi meist selle fookuse paneb. Olen nõus. Üks probleem, mida ma veel nagu olen mõelnud, et näiteks et kui ei räägita nagu läbi, seda on ka välja toodud, et paberil on kõik kirjas, aga võib-olla, et kui nüüd kõik hakkavad nagu tegema või et siis seda saab ka nagu liiga palju, et mulle tundub, et see meediapädevus on praegu nagu hästi teemas. On, eks ole, meediapädevuse nädal, kõik tehisintellekti teemad tulevad sinna kuidagi haakuvad väga külge kõik, et lõpuks meil on nagu õpilane ka igas tunnis peaks nüüd nii-öelda nagu tegema midagi, sest õpetaja tunneb, et okei, et ma pean ka siis seda kuidagi arendama õpilases ja lõpuks võib-olla, kui õpilasel on päevas oletame 6-7 tundi, sellest 4 ta tegeleb mingisuguse video tegemisega või asjaga, et korraga võib-olla nagu liiga palju, et ma näen, et üks probleem on see, et ei ole võib-olla nagu riiklikult ka kaardistatud, et mis astmes, mis pädevust nagu arendada, et kui sa 11. teedki juba selliseid asju, kus nad juba teavad, neil on mingi eelteadmine, aga et kuidas see alt see teadmine nagu üles on kasvanud, et mina näen nagu seda probleemi, et see raamistiks tegelikult võiks nagu olla kuidagi, et mis arengutasemes, mis asja nagu meediapädevuse valdkonnas siis neile nii-öelda näidata. Sellega ma olen küll hästi nõus, et see meediapädevus on hetkel kuidagi fookusesse võetud siin ja nii nagu sa väga ilusti ütlesid, et kui me nüüd igas ainetunnis hakkame nagu lisaks oma sellele, minu puhul, lisaks sellele, et keemia võiks ka selgeks saada, et nüüd tuleb see selgeks saada ja siis see ja see ja see, siis ilmselgelt kõik hakkab millegi arvelt tulema. Ja kui me igas tunnis hakkame erinevate nagu meediapädevuse siis kriteeriumitega tegelema, siis see võib minna liiga kirjuks ühelt poolt, sest jälle meil ei ole raamistikku ja sellest tulenevalt me igaüks teeme seda väga oma tunnetuslikul tasemel ka, olgem ausad. Et see kindlasti on probleem, aga samas jälle, kas ma tahaks, et mul oleks mingi väga kindel ettekirjutus, et tead, kui sa nüüd võtad eetrite teemat, siis sa teed seda sertifikaadi analüüsi ja siis sa teed seda ja seda ja seda. Ma võin seda teha, aga ma äkki mõtleksin mingi toredama ülesande välja, et seal on alati need kaalukausid. Ja üks asi, mis minu jaoks on probleem või mida ma olen nagu tunnetanud, on see, et tegelikult ju see meediapädevus ei ole ainult kooli ülesanne. Kindlasti mitte. Aga praegu kuidagi hästi palju kool võtab, mitte ei võta isegi, see on vale sõnastus minu poolt võib-olla, või kas koolile kuidagi pannakse seda nagu jälle kuhugi mingi lisaasjana kuhugi juurde, aga tegelikult see peaks ka nagu ju kodust tulema, eks ole, kaasa, et mulle selles osas ma lihtsalt tahaks siia tuua sisse ühe mõttekese Tõnis Lukase poolt arvamusfestivalilt paar aastat tagasi, kus mulle väga meeldis tema mõte, et ja siin kindlasti ei tule täpne sõnastus, sellele ma üldse ei pretendeeri, et kui sa lähed lennukiga lendama, siis sa tead, et sul on stjuardess, kes hoolitseb sinu eest, et sul oleks kõik niimoodi hästi, tutvustab ohutusnõudeid, sa tead, et on olemas piloot, et piloodil on abi ja nii edasi, et meil on kogu lennumeeskond, kes platsi ette valmistab, vaatab, et õhuruum oleks turvaline ja nii edasi. Kui sa lähed kooli, on sul õpetaja, kes annab oma ainetundi. Kui on vaja, annab sulle salvreti pakipaari pisara jaoks, siis tal on kindlasti kommid seal kuskil, siis ta veel vahetunnis lahutab su meelt, sellepärast et 40 minutit vahetundi ja lähme jalutame kõik koos, siis ta tegeleb koristamisteenusega, siis ta tagasisidestab õpilaste mingeid kirjatükke ja nii edasi, ehk siis sellel pisikesel tegelasel nimega õpetaja on nii palju ülesandeid ja kas sa sellisele lennureisile läheksid? Sa hakkaksid enne mõtlema, et kas sa usaldaksid oma elu selles osas piloodi kätte, kellel on 30 ülesannet veel samal ajal teha. Et selles osas müts maha, kui superkangelased meie õpetajad ikkagi on. Ja
ja me ei saa kõike alati kooli kanda anda selles osas, kindlasti mitte. Ja siin on jälle see teine olulisus, et kodud on erinevad, koolid on ka erinevad, et noh, kui see noor inimene ei saa kodus seda, siis kus ta peaks saama koolist, kui ta jällegi ei saa koolist seda, siis kus ta peaks selle saama kodust, need on need lihtsad valikud. Miks sina teed seda, mida sa teed, ehk siis näiteks kasutad keemias meediapädevuse arendamiseks mingeid metoodikaid, miks sa teed seda? Miks sa ei võiks lihtsalt keemiat õpetada? Ei, ma õpetangi lihtsalt keemiat. Ausalt, lihtsalt õpetan keemiat. Sa said mu küsimusest võib-olla. Miks sa teed seda? Sest et ma arvan, et see on oluline ja ma tõesti usun, et see on oluline, nii nagu ma välja tõin, siis võib-olla 2 aasta pärast tänu sellele, et see noor inimene on mul hetkel õppinud, mida tähendab mõne plakati tegemine või pisikese reklaamklipi tegemine, see võib olla tema, kui mis iganes ta tahab oma elus teha, mingi turundusmaterjal üks hetk. Ja see on nagu tänapäeva maailmas täiesti okei, et nad tegelevad erineval viisil ettevõtlusega ja see on üks võimalus. Mulle väga meeldib üks neiu, kes toimetabki nüüd Instagramis oma platvormil niimoodi, et väga paljud tegelikult ei tea, kes selle konto taga on. Ja tuli ütles aitäh. Just sellepärast, et 2 aastat tagasi ma selle pisiku talle kuidagi suutsin anda. Et see on üks pool ja teine pool on see, et aga kui meil noored inimesed niikuinii nendel platvormidel on, siis kasutame ära palun seda. Noh, see võib-olla käib sinna odava populaarsuse kategooriasse ja ma võin selle kõva häälega välja öelda, aga mulle ei meeldi teha asja lihtsalt asja pärast. Et kui see on nende jaoks kodune keskkond, siis neid on rohkem kui mind. Mina võin ju teha selle pool sammu ja ma ei ütle, et minu jaoks oleks need keskkonnad mingi jõhkralt kodused ja ma tunneks väga-väga hästi ennast. Mul siiamaani on sotsiaalmeedias 15 minutit päeva limiit. Aga ma suudan selle pool sammu teha, sest et see on nende jaoks niivõrd oluline. Ehk siis, sa teed seda sellepärast, et õpilane võib-olla kuidagi saaks mingi muu pädevuse sinna kõrvale veel selle lisaks keemia teadmistele. Jah, mul on kaks ühes. Okay. Teeme pakettreisi. Mul on ka see mõte olnud, näiteks, et kui on ka see libauudis või oli siin üks test Annaliisa Blaubrüki poolt, et kas sa tunned ära siseturunduse, nüüd on nagu kindlalt reeglid. Et kuidas sulle, aga mul on ausalt öeldes natuke hirm, et ma nagu ise ei ole ka pädev selles meediamaailmas lõpuni. Mina ka kindlasti mitte. Lõpuni ma arvan, et meil väga vähesed inimesed saavad öelda, et nad on pädevad. Ehk siis kas see käib läbi tunnetusliku ja kogemuslikkuse? Jaa, suurel määral käib küll. Aga minu arust see, et ma olen õpetaja, on kuskile pannud mul ikkagi need küsimärgid ülesse, et kui ma loen midagi, siis oota, kas see on päriselt nii, mingi kõrvalartikkel, teine arvamus, et see küll on minu maailma sisse juba juurdunud. Okay. Kas sul on ka nii-öelda mõni soovitus sellele õpetajale, kes mõtleb, et okei, ma tahaks ka midagi katsetada? Et sa maini palun uuesti see platvormi, mida sa ütlesid, millega videosi teha? InShot. Jah, okei. Kas on veel midagi, mida sa nii-öelda praktikuna suudad meile soovitada? Praktikuna või? No nüüd saab reklaamivooru teha või? Nüüd saab või? Ehk siis vaheajal on armas konverents Ära usu hundijuttu, 2.0 peaks olema praegu juba, kus siis esimene päev on natukene rohkem loengu vormi ja teine päev ongi töötubade vormi
ja kui sulle tundub, et see meediapädevus on selline udune teema veel, siis ma arvan, et teise päeva lõpuks peaks see päris selgeks tõmbama. Okay. Kas sa ise oled planeerinud mõnda töötuba ka külastada? Ja mina olen planeerinud hetkel esimene õhtu kindlasti minna jalutusvoorule, sest et esimene õhtu on mul vaba ja siis ma saan minna. Ja teisel päeval oli paar töötuba, mis mul on kirja pandud. Ma tean, et mul on need märkmikus kirjas, ära palun mu käest nüüd küsi. Ei, ma ei küsi, kes, aga ma tean, et need on mul märkmikus kirjas, et kui ma ise hommikul töötoa ära teen, siis seal oli paar tükki väitlusselts tegi ühte, mida ma mäletan, mida ma tahtsin külastada. Ja seal kuulutatakse ka välja parim meediapädevuse õpetaja, et see on ka väga põnev seal konverentsil Meediaharidus 2.0, nii et H-keskuses. Ma küsin su käest selliseid küsimusi. Ütle, mis sa kas sa osaleksid sellisel üritusel, et need kõik järgnevad üritused või pealkirjad on seotud siis nii-öelda selle meediapädevus kuuga või meediapädevus nädalaga, kui täpsem olla, ehk siis 23.–29. oktoobrini meediapädev Eesti 2023. Kas sa osaleksid sellisel üritusel, miks ja miks ei? Teeme siis kiire ringi. Kas sa ütled mulle kuupäeva ka, et siis ma saan öelda, et ma tulen 25. Eestisse tagasi, sa võid esimesed 3 päeva vahele jätta. Okei, no ma ei ütle selle kuupäeva, ütles, et võib-olla pärast on järelvaadatav. Nii, esimene, kas sind kõnetakse õpetajana? Keemiaõpetajana. Tehisintellekti pildivõistlus. Pildivõistlus? Jah. On küll tegelikult koolinoortel, aga mõtlen, kas sind kõnetaks selline asi? Nii palju, kui mina olen nüüd tehisintellektiga siin toimetanud, siis siiamaani ta ei oska piltidega mitte midagi teha, aga mu keemiakeelega, ehk siis reaktsioonivõrranditega, ei saa ta päris hästi hakkama ja sellest tulenevalt ma tahaks näha, mis nurga alt nad nüüd selle välja skeemitavad. Ja... Okay. Kas tehisintellekti abil ei saa siis luua mingisuguseid väga täpseid juba mingisuguseid mudeleid, näiteks, et ma ei olen keemias väga nõrk, paned mingi võrrandi sisse ja ta loob sulle sellise mudeli täpselt kõik, et kuidas... Tal on selle maailmaga veel keeruline. On jah, okei. Aga oled proovinud inglise keeles, eks ole, peab seda tegema? Ja, aga tal veel natukene teeb selle keemia katki. Okei. No väga põnev, nii et see oleks ka üks meediapädevusharidus, et pane tehisintellekt proovile. Jaa, kindlasti. Väga põnev, väga põnev. Järgmine, faktikontrolli meistriklass õpetajale. Ma pean ütlema, et seda vist mitte, aga jälle see tuleneb natukene sellest, et mul on ülikoolisüsteemis igasugused toredad kontrollerid kasutada ja sellega ma tegelikult teen oma elu päris lihtsaks. Et sa paned teksti sinna ja siis ta toob sulle ikkagi välja mingid, kus on viited valesti ja nii edasi ja kus on plagiaat, sest tegelikult ka looming ja autorlus on üks väga suur osa meediapädevusest. Jah, nõus. Aga nüüd on ka see, ma ei tea, kas nüüd ma ei ole viimaste arengutega kursis, et kui see tehisintellekt teeb sulle näiteks mingi teksti, et sa lased selle humanizerist läbi, ma ei tea, kas nüüd see platvorm või see nii-öelda, mis peaks nüüd aru saama, et see on nii-öelda plagiaat, kas see nüüd juba seda ka niimoodi... Ta veel ei tuvasta. Veel ei tuvasta. Tal on need sammud sinnapoole teel, kui me räägime sellest ülikooli platvormist, aga see ei ole veel seal päris. Nii et minu arust selle meediapädevusega on see, et nagu kuidagi nagu käid nagu järgi, et kõik jääb samm ees ja siis sa lähed järgi. Okei, faktikontroll sind ei kõneta, sul on see paigas. Nii, distantsilt targemaks, ai, mida sa teed? Jaa, no see läheb tehisintellekti kategooriasse ja mul tõesti on tunne praegu, et õpetajana on... See on see rong, kus peal me peame olema. Et lihtsalt noored, kellega me tegeleme jällegi, kasutavad seda nii. Et pigem olla siis nendega enam-vähem sama rongi peal, palun. Ma räägin siin ühe kogemuse. See oli aastaid tagasi.
Siis ei olnud see veel nii teema, aga siis oli, keeleõppes oli Google Translate, Jaa. eks ole. No nüüd ta on nagu väga hea, kui sa oskad seda kasutada. Jah. Sa pead teda väga kavalalt kasutama, sest ta on ikkagist väga selline banaalne. Aga ma jätsin kodutööks tõlkelaused, kõige lollim asi, mida võib üks keeleõpetaja teha, minu arvates on jätta kodutööna tõlkida midagi, sellepärast et tegelikult seda ei ole vaja. Yeah. Aga ja siis ma tegin niimoodi, et ma lasin kirjutada neil nagu tahvli peale mingi 3 lauset. Siis ma tõmbasin selle, vanasti oli see rulloo või mis see siis on, selle alla ja siis panin täpselt kõrvale, et kuulge, aga ma lasin need samad laused nagu Google Translate'i, et ma vaatasin, mis tuleb, vaata, et sõna-sõnalt olid samad. Ehk siis me peame tegelikult ise ka seda kasutama või kuidagi näitama ka õpilastele, et kuulge, et me ka oskame ja teame ja see ongi see, et jälle ka näide elust enesest. Eelmine aasta õpilased tegid mul erinevatel teemadel ettekandeid ja üks ettekanne oli militaarias kasutatavate polümeride kohta põhimõtteliselt. Ja siis see neiu, kes seda ettekannet tegi, enne kui ta siis klassile tuli seda esitlema, küsis minu käest ühe küsimuse, et kuule, mis on selle ja selle ühendi vahe, et ta lihtsalt ei leia seda, et nagu internet justkui on katki selle koha pealt. Ja ma mõtlesin, et okei, ma võiksin ta viia nagu väga sinna teaduslike artiklite maailma, aga ma proovin kõigepealt niimoodi, et me lihtsalt istusimegi kahekesi arvuti taga, võtsime chati ette, näitasin talle, kuidas mina kirjutasin, siis ta mingi jaa, miks ma ise selle peale ei tulnud? Ja see oli nii lahe, et kui ta ettekannet ise tegi, siis tal oli kõik see informatsioon olemas. Muidugi ma kontrollisin, et chat mingit nagu päris loba ei ajaks, on ju, et selles osas see enda filter on ka seal ikkagi. Ja siis ta tõi ilusti välja, et teate, kus ma selle teadmise sain või? Ma tegin niimoodi. Ehk siis ka temal oli väga tore oma kogemuslugu jagada. Okei, nii et ma kardaks võib-olla seda chati nagu liialt kasutada, aga samas ma olen ka proovinud koos õpilastega seda, aga siis peabki nagu näitama, et kus see piir on nagu või mis. Järgmine, kas osaleksid veebiseminaril sotsiaalmeedia ja digitaalne heaolu? Ma sain aru, et 15 minutit on sul see. Ja ma vist sellele ütlen ei. Olgu. Ja ainult sellepärast, et mul on tunne, et Arvamusfestivalil ma sain selle kohta päris häid mõtteid juba. Olgu. Koolitus, kirjuta artikkel Wikipeediasse. Seda ma olen üliõpilasena 2 korda oma elus teinud ja ma ei ole kirjanik ja ma ei naudi seda, nii et palun vabandust, aga ei. Ka Wikipedias on ju vigu ja seal tuleb ka väga kriitiline olla. Ja see oligi see, miks üliõpilasena meil oli magistri ja bakatöö seminaris oligi ülesanne siis mingi teema, mis on sinu lõputööga seotud. Ühelt poolt on see, et see erialane terminoloogia on ju, et see saaks normaalseks ja teiselt poolt oligi, et aga kui see mingil teemal artikkel on juba olemas, siis põhimõtteliselt tee nagu retsensioon sinna, et vaata üle ja sealt sai ikka sellist nalja vahepeal. Jah, see, jah. Aga jah, minus ei ole seda kirjanikku, nii et selle jama on siin. Okei, ja rohkem ei olegi, nii et mõnel asjal sa ikka kõigist osaleksid. Muidugi. Meediapädevaks, saaksid veel meediapädevam olla. Johanna, aitäh sulle. Ma arvan, et võib-olla keemiaõpetajad said siit mõne hea idee ja võib-olla teised aineõpetajad ka ja kas sa oled nõus minuga, et kui me räägime sellest meediapädevusest, siis natuke kehtib see ütlus, et julge hundirind on haavleid täis või... Igasugune nii, nagu tahad. Igasugune. Kas sul on veel midagi hingel, mida sa tahaksid sellel teemal jagada, meediapädevuse teemal? Ma arvan, et kogu selle meediapädevusega käibki kaasas see, et me kõik toimetame selleks maailmas ja sellega koos, et tegelikult need ülesanded ei pea olema nii suured, vaid teha pisikesi juppe, mis ka teenivad seda valdkonda, et ka aine sisu ikkagi tuleb kaasa. On minu arust õpetajana päris kaval.
Nii et kes tunneb, et teda huvitab see teema, siis ma panen siia saate alla need lingid, kus saab rohkem selle meediapädevuse kohta teada, meediapädevusnädala kohta ja olgem siis meediapädevus. Tada! See oli Roosa Raadio järjekordne teemasaade. Suur tänu kuulamast. Millal, kellega ja kunas me järgmine kord kohtume? Eks seda näitab aeg. Auf Wiederhören! Järgneb turunduslik teadaanne. Roosa Raadio on õhinapõhine ning igakuisele platvormi maksule saad õla alla panna Buy Me a Coffee lehel. Sa leiad lingi all kirjelduses.